buss täiesti alles. Täna on 28. detsember. Läheme sisse, väljas pole soe, pole külm, on tuuline. See ilusti siin teeb sooja seal all. Ma panen selle vaiksemaks. Paneme siit mingi, see on siiamaani tegemata. Paneme ta siis paneme ühe peale. Ehk on natuke paremini kuulda, et tahaks nagu kokku võtta aasta, kuidas läinud on. Siin on ju 39, 31, 3 päeva aasta lõpuni. Mul on väike skript kokku võetud, kuidas siis aasta läks. Aasta tegelikult 14. detsember 2024 see buss ostetud. Ja siis ma arvan, et maikuust hakkasid sellised korralikud pidustused või küpsetused, et ei saa tegelikult päris öelda, et aastaga ütleme, võtame siis kokku. Loodan, et on kuulda. Peaks selle vait panema. Pain täitsa vait ära. Nii, see veel möllab siin, sest praegu mul näha, aga siuke tuul ja torm on täna õues, et see nagu lagistab seal, aga samas miks teha videot kuskil mujal kui bussis sees. Praegu on siin suht siuke tühi. Lõin enam-vähem pinnad nagu puhtaks, et tahaks teha seda talvepitsat ka, aga no siukse ilmaga ei tee. Õues on päike paistab, lume kübetki pole maas ja ei saa nagu teha sellist idüllilist, et tahaksid müüa. Ja praegu on siin bussis 13 kraadi, siis tuli -1, et kütsin natuke soojaks. Aga võtame aasta kokku. Okei, parem on nimetada hooaeg. Minu meelest oli edukas, sai käia 2 kodukohvikut, Saaremaa ja siis Kiili oma. Lisaks kutsuti meid Vormsile. Sinna lähme järgmine aasta ka tagasi. Björn juba kirjutas, et tule kindlalt tagasi. Juba paar kuud tagasi saad kuupäevad ja et tule ja teeme seekord rohkem ja kauem ja kõik. Ühesõnaga seal rahval ka meeldis, see oli äge. Ja siis igasuguseid teisi siukseid väiksemaid üritusi, firmade üritusi ja kes käis siin kohapeal ostmas, kui mul siuks lahti oli. Siis neid müümist teeme kindlasti veel ja ma tahaks ikka talvel teha ühe korra vähemalt, kas või proovi pärast. Aga ma olen käinud poes sellel aastal 23 korda. Käin ainult ühes poes praegu, see on promo. Ja ma võtsin kõik need arved, vaatasin siis palju, mida on tehtud. Lisaks ma märkisin üles ka kõik pitsakuulid. See ei ole küll parim, aga sel hetkel oli see parim. Ma märkisin reaalselt üles, mitu kuuli ma valmistasin. Sellepärast mitu kuuli ma valmistasin, et vahepeal ma tegin neid pitsakuulega lihtsalt müügiks, et neid saab endiselt. Kui vähe, siis kirjutage, aga andke mingi vähemalt 24 tundi ja oleks 36 tundi ette teada, sest et siis jõuab see tainast kerkida vähese pärmiga ja nii on parem ja õigem. Ehk siis andke lihtsalt varem teada. Aga ma tegin kuule nii-öelda ainult müügiks. Kui ma õigesti arvutan, siis 108. Aga jätame selle sinna. Ühesõnaga kokku kuule, mis läksid pitsadeks. Ehk siis kui mul jäid mõned järgi, siis ma ei pannud kirja, vaid ma panin palju ma reaalselt tegin. Ja see tuli 932, mis on päris suur number. Samas järgmine aasta võiks kindlasti teha üle 1000-1200. Vaatame, kas see õnnestub, mingid eesmärgid peab panema. Et 932, okei, võtame natuke maha. 858 pitsat ja siin valmis. On ka päris, ütleme, et päris hea algus. Nii, aga pitsade peale peab midagi panema ka. Kui ma käisin 23 korda poes, siis alustame siis üldse jahust. Jahu ma ostsin kokku siis 6 eri tüüpi. Seal on üks ka see jahu, mida ma panin siia pinna peale, ehk siis selline kõva nisujahu. Koos selle kõva nisujahuga, mida ma ostsin siis 30 kilo, tuli kokku 237,5 kilo jahu ja puhtalt tegemisse läks siis 207,5 kilo jahu. Päris naljakas mõelda, et kui ma pitsa aagisega alustasin, siis mäletan, kui oli mingi hea pakkumine, ma ostsin kas 6 või 8 kilost pakki koju, et nüüd on varuga. See hooaeg ma siis käisin neid 25 kiloseid kotte toomas. Kindlasti, kui mõni mingi restoranipidaja vaatab, siis see ei ole kindlasti võrreldav, aga samas selle bussi kohta minu jaoks on päris suur number. Järgmisena läheb pitsa peale tomatipasta ja neid tuli 6 eri sorti. Ma proovisin vahepeal erinevad, mõnikord polnud kõike saada poes. Sellepärast ka 6 erinevat, et vahepeal ma ostsin 2,5 kiloseid, vahepeal 8 grammiseid. See on erinev. Aga neid tuli siis kokku 103,6 kilo.
mis on ka minu jaoks muljetavaldav teine number juba üle 100. Nii, ja lisaks, loodan, et te väga ei kõiguta, lisaks siis juustud, erinevad mozzarellad. Siia ma ei ole pandud selliseid hallitusjuuste, vaid sellised siis lihtsalt mozzarella sinna peale. Ei ole ka seda kõva juustu, mis ma panen põhjale. Neid on siis 95,125 kilo. Ehk siis peaaegu 100, esimene number alla 100, ehk siis 95 kilo mozzarellat, jahu 200 kilo, tomatit 100 kilo. Päris palju. Aga see on alles kõik algus järgmiseks korraks, ehk siis ma arvan, et siit nagu on öeldud, et hea alustada algust edasi minna. Ühe numbri peal vaatasin järgi siit, palju mis bussiga on läbi sõitud aastas, ehk siis 14. detsember ostsin ja nüüd 28. detsember, aasta 2 nädalat. On siis 4047 kilomeetrit. Ütleme nii, et tegelikult ju ikka midagi on. Sai korra käidud Vormsil, Saaremaal ja siis ülejäänud on siin nipet-näpet, et nii see vaikselt kerib. Buss on hästi vastu pidanud. See sai uue maki, et panna paremini veisi ja uued sistkohad. Muid muresid pole. Aprillis peab ülevaatusele minema ja bussi koha pealt veel, et olen nagu natuke siin teinud 932 pitsat, vähem natuke. Siis mingid asju tahaksin paremaks teha, mingid asju tahaks nagu kindlamaks teha. Taignakasti uks võiks parem olla ja siis siia gaasiballooni kõrvale, siia kõrval tahaks ka mingit sellist, mingit riiulit või paremat asja, et sinna asju panna. Ja samuti ka siia poole, et siin on prügikast, aga siin on päris palju sellist kasutamata pinda, et mõte on siis teha siia mingi riiul ja siuke mingi kast, et saaks sinna panna ilusti ära, et mis iganes, käid poes, tood jahu, joogikastid, mis iganes. Kõike seda tahaks nagu paremaks saada. Selleks on meil siin aega teha, siis see soojendus töötab, soojenduse need juhtmed lihtsalt. Ma vist seda ütlen juba mitmendat videot, et need tuleks kuidagi paremini ära panna. Aga ma arvan, ma panen need siia, et seda soojendust ei kasuta üldse palju suvel. Mu mõte oli selles vahepeal, et panna see õhuvõtt sinna lae alla, et keerutakse seda õhku ringi, aga lihtsalt vist on parem panna mingi ventikas siit nii-öelda laest välja. Lisaks ma olen ka mõelnud sellele, et kui suvel tahaks uksed lahti hoida, siis teha sinna peale selline mingi kate või riie ümber. Ehk siis teised nagu sisse ei näe, aga õhk saab parem liikuda, et siin läheb suvel väga palavaks. Ja rääkides nüüd palavaks läheb, siis siiamaani on see korsten selline korsten nagu ta on. Aga kuna siit tuleb ikkagi päris soe õhk välja, siis ma mõtlesin, et ma ikkagi katan selle villaga kinni. Jälle võib-olla krattita lubadus, aga kataks selle kinni, ehk siis ainuke soe, mis tuleb, on kiirgusega seda ahju eest. Siis mis välja tuleb, et see korsten enam ei kütaks, et seda tahaks teha. Ja mingi mõte võiks olla selle korsteniga see, et see, mis sealt välja paistab, see võiks olla madalam ja lühem, ehk siis sõidu ajal väga ei paistaks silma, ei tuleks midagi sisse, sest mul on vahepeal tunne, et kui selle bussiga linnas sõidan, ma saan rohkem pilki kui mõni mees oma uhkema sportautoga, et see ei ole nagu eesmärk, aga lihtsalt, et mahuks paremini ära. Ja mis on kindlasti vaja teha, on mõõta ära kõrgus maksimaalne, sest iga kord ma mõtlen, kas ma olen 2,5 meetrit, 2,2, 2,3. Kui ma kuskilt lähelt läbi sõidan, kus on need kõrgusmärgid, siis see on lihtsalt endale keeruka. Aga muus osas nagu toimub. Ma arvan, et jah, siit on ainult hea edasi minna. Mõned mõtted on, mida teha. Nagu näha, siis viimas videos see vaakumiga külmutamine kõige paremini veel ei ole õnnestunud, vaatame, mis sellest saab. Aga mul on mõte veel ära katsetada mõned sellised taignakuulid, mis on poes sügavkülmutatuna olemas. Aga vaatame, kas me selleni jõuame, et lihtsalt sellepärast, et mõned küsivad mult, kuule, poes nägin seda, kas see on hea asi, kas seda tasub osta? Ma ei tea, ei ole veel katsetanud. See luuks seal taga teeb päris kõva nalja. Ehk siis mõned mõtted on, praegu pigem võtame rahulikumalt, aja päevaga sassi selle pitsa tegemisega, et saaks hooajal siis täiega edasi panna. Seda ideed veel maha ei ole pannud, nii et teeme vaikselt edasi. Aga tõmbamegi siit kohalt otsast kokku. Kui teil tekib suveks juba mingi mõte, kus võiks mõelda, et ma tulen näiteks selle bussi küpsetama või tahate, et ma tulen teile koju näitan, kuidas ma teen, andke ka teada. Nii et ma, nagu ma ütlesin, talvel neid videosid väga tihti ei tule, sellise tihedusega, nagu ma bussi ehitasin. Aga ikkagi hoiame nagu asjaga kursus, et kindlasti pange see like, subscribe, siis tuleb teile rohkem seda infot sisse, millal video tuleb. Ja hoidke ka sotsiaalmeedial silmad peal, kui seal praegu on väga vähe liikumist, aga ikkagi pange like ja follow ära, siis on nagu, kui midagi tuleb, see on näha. Nii et tõmbame siit otsad kokku, numbrid on kokku loetud ja näeme juba järgmises videos, kus nokitseme natuke bussi edasi.